tulemast kõigile! Mul on hea meel tervitada teid järjekordses Hea Kodaniku klubis ja seekord Tartus. Ja tänane teema, mida uurida uuringutega. Ehk siis võtame natukene lahti üldse sellised küsimused, et mis asi on uuring, kuidas ühte lähteülesannet koostada ja milline on vabaühendus uuringu tellijana või mis teda võib-olla aitaks, mis on niisugused head soovitused, mida teinekord meeles pidada ja mis on võib-olla sellised märksõnad, mida uuringute läbiviijad ka vabaühendustele siis kaasa annaksid. Klubi nagu ikka sellises mõnusas vabas vormis, kus kõik teie küsimused ja kommentaarid on teretulnud, nii siin ruumis olijad, aitäh teile kohale tulemast, kui ka kõigile laivi jälgijatele. Mingi aja tagant proovin ka Facebooki vaadata, nii et pange julgelt oma küsimused ja kommentaarid sinna kommentaariumisse ja jõuavad ka need esinejateni. Aga esimese asjana, enne kui me läheme tegelikult selliste, kuidas siis ongi, uurijate targa sõna juurde, küsiks natukene teie käest, head osalejad. Ehk siis ma paluksin teil võtta oma nutiseadetest või ka arvutist, kes parasjagu arvutis on. Minge sellisele lehele nagu menti.com ja sisestage kood 777300076. Ja esimene küsimus, mida te seal näete, on, et kui sageli kasutate oma ühingu töös uuringuid. Ja siin ongi see, et kui tihti te mõnda uuringut loete või analüüsite või neid tulemusi kasutate oma töös või üldse viitate mõnele uuringule või oma mingites sekkumiste kujundamises või tegevuste valikus võtate uuringuid tegevuste aluseks. Esimene vastus on olemas. Nii, aeg-ajalt, mõni harva, mõni tihti. Loodan, et kõik huvikaitsjad, eriti keskkonnaorganisatsioonide huvikaitsjad, kes meil siin täna osalevad, on seal tihti tulbas. Et senimaani ei ole keegi vastanud üldse mitte, mis mind juba natukene rõõmustab. Aga võib-olla mõni hetk veel vastamiseks, kui mõni vastaja tahab märku anda meile, et kui sageli kasutate oma ühingu töös uuringuid. Nii, tuli paar vastust juurde, tundub, et ikkagi pigem vabaühendused ja vähemalt meie tänased kuulajad on need, kes kasutavad uuringuid oma töös pigem tihti ja mitte keegi kuulajatest ei ole oma töös selline, kes ei võta üldse uuringuid aluseks, nii et seda on iseenesest väga positiivne tõdeda. Aga üks küsimus veel. Kui olete varem uuringuid kasutanud, siis mille jaoks? Ja siia võite hästi lühidalt mõne märksõnaga tuua mõned näited, et mille jaoks või ka kuidas te oma töös uuringutest lähtute või uuringuid kasutate. Keskkond on endiselt menti.com ja kood on endiselt 777300076. Kui te olete meiega siin värskelt liitunud, siis selline väike sisendi kogumine siia arutelu algusesse. Et mille jaoks te varem uuringuid kasutanud olete oma töös? Ja siin on mõned vastused juba tekkinud. Tagasiside tehtud töö kohta. Rahastustaatluses on kasutatud uuringuid ehk siis viidatud mõnele uuringule selleks, et põhjendada rahastajale meelde. Teemasse sisse lugemine ehk siis enda kurssi viimine. Arengusuundade paika panemine, süstemaatilise ülevaate tegemine, hetkeolukorra kaardistamine, tulemuste hindamine, oma väidete tugevdamiseks, väga hea, tugevad argumenteerijad. Teekaardi loomiseks, soovituste andmine poliitikakujundajatele, tausta mõistmine, programmi arendamine, meelsuse tuvastamine
Osad inimesed tahavad uuringutest ka fakte selleks, et kellelegi ära panna. Ja kasutatakse veel uuringuid selleks, et välisriikide praktikaga tutvuda. Ehk siis tegelikult, kui vaadata seda tausta, siis seda, mida uuringutega tehakse või milleks uuringuid kasutatakse, siis see maastik on päris lai rahastustaotlustest kuni ärapanemisele. Et iseenesest väga hea seda näha. Aga vaatame veel. Kas teie ühing on ka ise uuringuid läbi viinud või tellinud? Kui te nüüd mõtlete enda organisatsiooni peale, ja siin me ei pea võtma ainu seda, et nagu üldse kunagi, aga võime võtta mingisuguse mõistliku aasta, mõne aasta jooksul, et kas te olete ise uuringu tellija olnud. Ja praegu tundub, et jah, kaalub ikkagi üle. On ka neid vastajaid, kes ütlevad, et ei ole, aga nad on sellele mõelnud. Seda, kes ütleb, et ei ole vähegi tulnud uuringuid tellida, neid vastuseid veel praegu pole olnud. Ja, tundub, et meie siin tänane kuulaja on natukene kallutatud. Ja tundub, et jah, uuringute tellimine on ka olnud ühingutöös varasemalt ette tulnud. Ja sellega kokkupuudet on olnud, nii et tahaks loota, et siis on ka võib-olla tänane esinejate sisu ka praktiliselt kasulik ühendustele kui uuringu tellijatele. Aga natukene kaardistame veel. Meil on 2 küsimust veel. Palun hinda oma nõustumist järgmiste väidetega. Ja siin on siis 2 väidet ja te saate siis seal seda skaalat ise nihutada. Ei ole nõus ja täiesti nõus vahel. Ja väide on, et mul on hea arusaam sellest, mis tüüpi uuringutest võiks meie ühingule kasu olla. Ja teine väide on, et mul on olemas algteadmised uuringul lähteülesande koostamiseks. Väga hea, skaalad juba liiguvad mul siin silme ees. Esimene väide on hea arusaam sellest, mis tüüpi uuringutest võiks meie ühingule kasu olla. Seal tundub, et vastused pigem lähevad sinna keskele, et ei ole pigem hea ülevaade või hea arusaam. Ja teise väite puhul pigem ikkagi läheb sinna nõustumise poolele see skaala, et mul on olemas algteadmised uuringu lähteülesande koostamiseks, et sellega pigem ollakse rohkem nõus. Aha, mõned vastused veel tekkisid. Väga hea. Aga suurt enesekindlust siit välja ei paista seda, et teame kõike ja oskame kõike ja saame kõigest aru. Nii et tundub, et me kõik teadvustame, et õpikohti ka on. Aga meie tänane viimane küsimus ja siin me küsime 3 peamist märksõna, mille kohta loodad tänasel klubiõhtul uusi teadmisi saada. Nii et kui teil on mingeid ootusi, mingeid mõtteid, siis see on nüüd täpselt see aeg, kus te saate natukene kujundada esinejate sõnavõttu, kujundada seda, mida mina ka võib-olla esinejatelt küsin, mida te ise saate muidugi küsida. Et ehk siis esimene märksõna on juba kvantitatiiv versus kvalitatiiv. Sellele ma usun, et me täna vaatame korduvalt otsa. Millistes olukordades kumba lähenemist siis kasutada? Kumba uuringumeetodit? Kas on veel mingid märksõnu? Minge julgelt teised kuulajad ka, menti.com, kood 777300076 ja saate oma märksõnad siia kirja panna. Ma võin nende märksõnade juurde ka mõne aja pärast korraks uuesti tagasi tulla. Tuli veel üks juurde, sõltumatuse tagamine. Et kui teil on mõni mõte pooleli, siis julgelt täiendage seda. Mõtestatuse tase, kust alustada,
millised on hea uuringu tunnused ja mis on, kuidas teha siis, ma eeldan, koostööd ülikoolidega. Väga head märksõnad ja ma arvan, et päris mitmega nendest me tegeleme ja kindlasti, kui teile tundub, et teie ootustele ei vastata, siis julgelt mõjutage seda ka ise ja küsige aktiivselt küsimusi. Ja kui on midagi, millega te ei nõustu, siis vaielge vastu, arutleme. Leiame koos toimiva hea lahenduse. Aitäh kõigile Mentimeetri kasutamise eest ja sisendi andmise eest. Väike süke lähtekaardistus on tehtud ja läheme sisu osas edasi ja ma annaksingi esimesena nüüd sõna Meritile, kes liitub meiega siin Zoomi vahendusel. Ja Meriti selline fookusküsimus on siis alustuseks üldse see, et mis asi on uuring ja miks üldse uurida. Ja natukene, Merit, ma loodan, et ma ei tea, kuidas te nüüd olete mõelnud, siin järgmine esineja on Maarja, aga see kvantitatiiv versus kvalitatiiv, võib-olla see on ka üks asi, mida seal üldse, et miks uurida juures korra puudutada. Aga Merit, see virtuaalne põrand on sinu ja me kõik oleme üks suur kõrv ja paralleelselt oleme siis muidugi valmis ka küsima ja kaasa mõtlema ja oma kogemusi ja mõtteid jagama. Just, väga tore. Ma loodan, et ma olen ilusti kuulda. Et no eks ma proovin. Ja tõepoolest ma olen ka väga seda meelt, et küsime ja suhtleme siis tänase õhtu jooksul nii palju kui võimalik. Ja kõigepealt alustuseks ma tahaksin öelda seda, et mul on hästi hea meel, et me täna lõpuks selle ürituse raames siin oleme, et me oleme ka Balti Uuringute Instituudis IPSUs, nagu me ise end kutsume, väga pikalt juba mõelnud, et me tahaksime vabaühendustega sellist arutelu teha ja selles suhtes need Menti küsimused siin alguses olid ka minu jaoks väga põnevad, et mõne küsimuse puhul ma mõtlesin, et võib-olla ei olegi mõtet mingitest asjadest üldse rääkida, aga vaatame. Et tere siis kõigile, mina olen Merit Tatar Balti Uuringute Instituudist ja uuringute maailmas tegutsenud siis nüüdseks juba üle 15 aasta. Et peamiselt meie igapäevatöö ongi uuringute ja mõjude hindamiste, tulemuste hindamistega tegelemine ja eelkõige selliste rakendusuuringute võtmes, et jällegi kui rääkida uuringutest, siis selline väga laias laastus ju selline jäme jaotus ongi, et on nii-öelda baasuuringud, millega üldjuhul tegeletakse tõsise teaduse mõttes ja ülikoolides, mis on hästi pikad ja mahukad ja tegelevad sellise uue teadmise loomise, teoreetilise ja kontseptuaalse poole täiendamisega ja on siis rakendusuuringud, mis üldjuhul on mõeldud selliste konkreetsete üksikjuhtumite lahendamiseks, et kas on siis nii-öelda poliitika kujundamisega seotud küsimus või ka ettevõtluses siis mingid konkreetsed tooted ja teenused, mille jaoks on rakendusuuringuid vaja. Et selline siis nii-öelda lai jaotus. Ja üldiselt, kui räägitakse uuringutest, siis tõesti sellest mõeldakse kui millestki väga suurest ja kallist, mahukast, pikaajalisest protsessist, mis kindlasti on keeruline nii tellija jaoks kui ka uuringu läbiviija jaoks. Ja jällegi on olukordi, kus see niimoodi loomulikult ka on, et ka meie peamine tellija või koostööpartner uuringute elluviimisel on avalik sektor ja ministeeriumid, kus tõepoolest uuringud on sellised mitmekuulised kuni aastased protsessid kõikide oma selliste keeruliste elementidega, mida veel omakorda survestab hankereeglistik, mida tuleb järgida. Alati on selline auditi hirm tellija poole pealt kui ka meie poole pealt, et tuleb väga täpselt teatud kriteeriumeid järgida ja on selline nagu üsna formaalne selline ostja ja müüja suhe ka kogu seda uuringut seal ümbritsev,
ja selles suhtes täna natuke räägin ka, et viimastel aastatel on meil järjest rohkem kogemusi tekkinud ka endale vabaühendustega kui uuringute tellijatega. Ja kuigi seal on oma selliseid nüansse, mida me võib-olla tõstataks ka, et mis võib-olla natukene keeruliseks meie kui uurijate jaoks selle koostöö muudavad, siis tegelikult nii-öelda koostöö ja partnerluse mõttes vabaühendustega uuringutes tegutsemine on tegelikult mõnus ja hoopis sellise teise fooniga kui ütleme selliste suurte kallite bürokraatlike protsessidega ümbritsetud töödes, kus siis tellijaks on mõni riigiasutus. Aga jah, et ja mis ma vabaühendustega koostöö kohta uuringute puhul, et võib-olla 2 sellist tähelepanekut siin ongi, et palju rohkem on sellises koostöös sellist partnerluse momenti, mida meie uuringute elluviijana ja nii-öelda teostajana väga ootame ja väga väärtustame. Ehk siis nagu mainisin, ei ole sellist kindlat mina ostan uuringut, sina müüd seda teenust suhe, vaid on selline arusaam, et on üks eesmärk, mida tahetakse parimal moel täita mõlemalt poolt ja siis leitakse see parim viis üldiselt ka piiratud ressursside raames, et kuidas siis seda küsimust ja seda uurimisküsimust lahendada. Ja teisest küljest hästi oluline aspekt on minu meelest see, et on tõsine huvi uuringu tulemusi rakendada. Ja see on jälle meie jaoks, mis meid ka innustab ja kannustab, mida kahjuks me ka oma töös päris palju kogeme, et kui oled ikkagi ihuhingega selles uuringus sees ja püüad seda parimat tulemust saavutada, siis tihtipeale avalikus sektoris juhtub see, et need tulemused lõpuks kuhugi väga ei jõua, et seda rakendamist võiks olla rohkem. Aga mis siis on uuring ja jõuame ka sinna kvantitatiiv- ja kvalitatiivteemade juurde ka, kui ta otsapidi, et jällegi ma arvan, et tegelikult praegu mind vist siin tsiteerida ei tohiks ja ma ei ole võib-olla ka täitsa korrektne, et kui ma räägin uuringust tänase arutelu kontekstis, et klassikalises mõttes uuring on siiski teatud kindlate etappidega, sellele eelneb selline teoreetiline alusbaas, millest siis tulenevad uurimishüpoteesid, millele omakorda seatakse uurimisküsimused, et teatud hüpoteesi kontrollida ja siis tuleb metoodikate arendamise ja andmekogumise etapp selle nii-öelda teoreetilise baasi alusel, kus siis tõesti saab väga erinevaid meetodeid valida uurimisküsimuste lahendamiseks. Siin tulevadki sisse ka need kvantitatiivsed meetodid ja kvalitatiivsed, millest ka võib-olla paar sõna siis kohe räägin. Ja toimub nii-öelda sellise empiiriliste andmete kogumine, mis aitab seda küsimust lahendada, mis on laual. Sellele omakorda järgneb andmete analüüs ja süntees ning üldiselt uuring, eriti kui me räägime siis ka rakendusuuringutest, lõpeb siis selliste ettepanekute, lahenduste ja soovitustega ehk vastustega uurimisküsimustele, pluss siis ka ettepanekud, et kuidas siis võiks nüüd toimida selles küsimuses. Ja nagu juba sellest jutust võib eeldada, et see protsess on keeruline, meetodeid on tohutult palju, et kvantitatiivsed meetodid tähendavad siis töötamist eelkõige selliste arvude ja sagedustega ja meie selline kvantitatiivekspert on muidugi Kats, kes saab ka võib-olla siin juurde kommenteerida, kuid see ongi selline keeruliste andmestikega töötamine, on need siis mingid Excelisse kogutud andmed, küsimustikega kogutud andmed, mida tuleb siis statistiliste programmidega analüüsida, et sellised abivahendid ja programme on mitmeid, mida me ka ise kasutame nii kvantitatiivanalüüsil kui ka kvalitatiivset andmetega töötamisel. Ehk siis selline kvantitatiivanalüüs võimaldab siis nii-öelda andmeid töödelda, fakte esitada, aga ta ei anna sageli selliseid põhjuseid, et saab küll mudeldada ja saab eeldada, kuid selliseid
põhjuseid sageli kvantitatiivsest meetodist välja ei tule, et miks siis mingi tulemus meil eksisteerib, et kui küsitlusest on seal teatud, selgub, et sihtgrupist mingi protsent käitub mingil kujul, siis me ei pruugi saada sellisest uuringust teada, et miks ta seda teeb. Et seda saab küll teatud lisaküsimustega ka kvantitatiivselt proovida küsida, kuid jääb selline hämar ala ja sellepärast siis on, mida ka meie palju pakume välja ja kasutame, on kombineerida kvantitatiivset analüüsi kvalitatiivse andmekogumisega, mis on siis kas intervjuud, fookusgrupid, erinevad vaatlused, töötoad, kõik sellised meetodid, mis eeldavad suhtlemist nende inimestega või nende sihtgruppidega, kes siis uuringus olulised on. Ja ka oleneb jällegi, kui mahukas see kvalitatiivne uuring on, kui palju seal toimub kohtumisi, kui palju on intervjuusid, siis sellest sõltub ka see nii-öelda maht ja ka uuringu, kui ressursimahukas see uuring igas mõttes on. Ja tegelikult tihtipeale kvalitatiivne uuring on ressursimahukam kui kvantitatiivne uuring. Et seda tasub ka alati meeles pidada. Kuid jah, et jällegi, aga mis see uuring on, siis ma tegelikult tahaksin seda öelda, et kui ma rääkisin sellist klassikalises mõttes on ju, see on teatud etapid igas uuringus, siis ei maksa tegelikult sellest alati kinni jääda ja meie kogemus ka ja eelkõige just, kui me räägime vabaühendustest, huvikaitsest ja organisatsioonidest, mis seal salata, kellel on ikkagi väga olulised need ressursid, mida nad saavad uuringu alla panna. Et avalikus sektoris see mure ei ole võib-olla nii suur, sest tihtipeale on need uuringud rahastatud Euroopa Liidu rahadest, mis on juba sisse kirjutatud, erinevad mõjude hindamised, rakendusuuringud, mis tulevad juba struktuurifondide erinevate fondidega kaasa. Et see ressursi küsimus ei ole nii suur, aga vabaühendustel, kellel on ikkagi see ressursimaht piiratud, need küsimused kindlasti tekivad ja seda me ka ise näeme, kui me suhtleme oma potentsiaalsete partneritega kolmandast sektorist. Et selles mõttes see sõnum täna olekski siin, et täiesti vabalt, see ei ole võib-olla tõesti, nagu ma ütlesin, täiesti korrektne nagu mõistete mõttes, kuid uuring ikkagi on iga osa sellest suurest protsessist, mis aitab vabaühendusel oma põletavale küsimusele vastust saada või saada kinnitust kas või mingitele osadele või komponentidele nendest küsimustest, mille osas tahetakse kas siis huvikaitset teha või täiendavalt teada saada. Et kui me räägime huvikaitseorganisatsioonidest, siis jällegi ka meie jaoks on need organisatsioonid eksperdid oma valdkonnas, kes tõenäoliselt oma sihtgrupi, neid inimesi, neid probleeme väga hästi teavad, mis eksisteerivad. Et juba selles mõttes on see natukene teine situatsioon kui see, kui me näiteks teeme avaliku sektori tellija jaoks mingis poliitika valdkonnas uuringut, kus seda teadmist nii palju ei ole. Ja ütleme, sellistes avalikes suuremates uuringutes meie jaoks vabaühendused on eksperdid, keda me tihtipeale kaasame intervjuudesse, fookusgruppidesse, kelle käest me küsime ka seda valdkondlikku teadmist. Et see on juba selline oluline aspekt, et kui nüüd uuringu tellija on vabaühendus ise, siis siin tegelikult tulebki sellist kaks väga olulist tugevust kokku, et organisatsioon kui tõenäoliselt ekspert oma valdkonnas, kes juba teab sellist olukorda, neid probleeme ja kui siis kaasatakse mingi osa uuringu läbiviimiseks või mingi mõletava küsimuse teadasaamiseks, ka kas konsultant või uuringufirma väljaspoolt, siis nendel on oma tugevused just metoodikates, aspektides, mis andmekogumisel võivad ette tulla, mida võib-olla siis ei pruugi see, kes nende metoodikatega iga päev ei tegele, ei pruugigi teada. Et need kaks tugevat osapoolt tuleb kokku ja sellesse tekibki see partnerlus, mida ma mainisin. Aga jah, et ka mida meie kogemus on ka näidanud, et
täiesti okei on näiteks see, kui vabaühendus tahab midagi täiendavalt teada saada, ta on isegi välja mõelnud küsimused, mida ta tahaks näiteks oma sihtgruppidelt või teistelt või poliitikakujundajatelt või kelleltki, kes siis on olulised selle küsimuse jaoks teada saada. Aga tal ei ole võib-olla kas võimekust ise neid intervjuusid läbi viia või vastupidi, ta sooviks ise rääkida, aga ta sooviks kindlust saada, et kas see ankeet või need küsimused on täpselt need, mis aitaks tal oma uurimisküsimusele lahendused leida. Et need on ka nii-öelda uuringu osad, mida me täna rõhutada tahaks. Või näiteks, kui on suurem sihtgrupp, kelle käest tahaks teada mingeid aspekte või saada aru probleemi ulatusest, mis võib selles valdkonnas eksisteerida ja soovitakse kasutada ankeeti või küsitlust, siis tegelikult on hästi soovitav just eelkõige selliste küsitluste puhul, mis on kas veebis või telefoni teel tehtavad, et see ankeet läbi vaadata kellegagi, kes neid uuringuid ja küsitlusi metoodiliselt pidevalt teevad ja nende nüanssidega kursis on. Väga palju vigu tehakse küsimises, just ankeetide puhul. Ja see tähendab seda, et need andmed ei ole pärast usaldusväärsed, näiteks kui on vaja minna rahastaja juurde ja seal on näha, et on küsitud kuidagi valesti, siis satuvad küsimärgi alla ka need tulemused või need andmed, mis nendest küsimustest tulid. Ja võib-olla ei saa ka täpselt seda infot kätte, mida tahaks, et selles suhtes ka meie oleme teinud just sellist nii-öelda tüki või jupi kaupa koostööd vabaühendustega, et vaatame koos üle need ankeedid ja aitame sättida need sõnastused isegi siis, kui organisatsioonil endal on juba mingi algne ankeet olemas ja tegelikult see ongi ka väga teretulnud. Aga võib ka mõelda nii, et on ka olukordi ja mis on täiesti okei, et võib-olla organisatsioonil endal on mingi andmestik olemas juba ja palutakse siis lihtsalt kas siis seetõttu, et endal ei ole piisavalt statistilise andmetöötluse võimalusi või oskusi või ka lihtsalt ajapuudusest, et palutakse siis uuringufirmal sellist andmetöötlust aidata teha. Või kaardistada dokumente, võrrelda dokumente, kaardistada parimaid praktikaid, mis aitaks oma valdkonnas siis teatud küsimusi lahendada, et oleme siin ka praegu just sarnasel alusel koostööd arutamas ning et ühesõnaga see sõnum on tõesti selline, et uuring, et vabaühenduse jaoks see uuring saaks olla tõesti ka jupp sellest suurest klassikalisest uuringust, et ei pea alati mõtlema, et algusest lõpuni tuleb kõike sisse tellida, kõike teha, vaid võib mõelda ka nii, et saab teha jupi kaupa, saab välja pakkuda sellise mõistliku tööjaotuse uuringute tegijaga ja nii on võimalik väga häid tulemusi saavutada suhteliselt väikeste ressurssidega. Et ressursid kindlasti on, uuringud on kallid, meetodid on kallid ja see on nagu üks selline koht, mida mõelda ja siinkohal ma kindlasti ka mainiks jällegi, mida me oleme näinud oma heade koostööpartnerite puhul, et kui on võimalik, vabaühendused üldiselt osalevad väga paljudes erinevates ka projektides ja kui on võimalik, siis tasub tõesti kaaluda, et kui on selliseid põletavaid küsimusi, mida tahaks uurida, laiemalt vaadata, et siis projektid on just selline hea võimalus, kuhu ka selliseid ressursse planeerida, sellist koostööd planeerida. Ja eriti, kui te tegelete või osalete ka Euroopa Komisjoni poolt rahastatud sellistes rahvusvahelistes projektides, siis need on ka väga head sellised raamistikud, kus sellist uurimistööd teha, eriti kui ka kaasatud on ka ülikoolid. Tihtipeale sellistesse konsortsiumitesse on kaasatud ülikoolid, on avaliku sektori esindajad, vabaühendused, ka ettevõtted, et nii-öelda selline hea nagu, kuidas öeldakse, see quadruple helix, et selline seltskond on koos, et siis see on selline hea raamistik, kus ka uuringu küsimusi saaks sisse planeerida ja neid teemasid uurida, et siis oma argumente, oma tegevusi paremini planeerida. Ning siin oli vist mentis oli ka, kuidas teha koostööd ülikoolidega. Mul tegelikult endal oli üks selline väga hea mõte, et me eelmisel aastal
ise ka uurisime, proovisime rääkida vabaühendustega just selles osas, et mis laadi uuringuid tehakse, kuidas saaks siin abiks olla, mis huvitab, kus on sellised lüngad võib-olla, et me ka enda tegevusi ja enda tegevuse nähtavust just selles mõttes, et kui meie teeme mingeid uuringuid ja meie huvi on, et see teadmine jõuaks avalikkusesse, isegi kui näiteks me tellime ministeerium ja sealt see ei jõua, et meie jaoks vabaühendused ongi sellised head partnerid, kes ju saaksid seda uuringu teadmist oma valdkondades kasutada, et siis meie jaoks selline tagasiside, kuidas ka meie tehtud uuringuid, mis ei ole otseselt vabaühenduste tellitud, jõuaks paremini teie lauale ja info välja, et selliseid nagu teid sooviksime meie ka omalt poolt parandada. Ja seal oli üks huvitav tulemus, mis nendest vestlustest tuli, et paljud vabaühendused tõesti ütlesid, et nad otsivad üliõpilastööde seast endale selliseid huvitavaid uuringuid ja lahendusi. Ja sellega mulle meenus, et ka meie aastaid tagasi vedasime Eestis ühte sellist Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti, mis tegeles teaduspoodidega. Ehk siis selle eesmärk oligi nii-öelda viia kokku vabaühendused ja ülikoolides siis üliõpilased, et vabaühendused saaksidki tellida juba täpselt üliõpilaste käest neid töid või neid küsimusi, mida neil reaalselt on vaja lahendada. Et see oli selline hästi äge ettevõtmine, see sel ajal täitsa toimis. Paraku ma ei tea, kuidas see tänapäeval, kas selliseid nii-öelda teaduspoe initsiatiive siin Eestis nagu on ja kuidas see toimib, aga ma arvan, et see oleks selline üks päris vahva viis, kuidas ka nii-öelda seda ülikooli teadmist rohkem ära rakendada. Seal on võib-olla üks aga lihtsalt, et tihtipeale selline uuringuprotsess on aeganõudev ja aeglane. Et kui on vaja kiiresti mingit küsimust lahendada, siis tõenäoliselt uuringufirmad ja asutused saavad siis võib-olla kiiremini mingites aspektides abiks olla, ehk siis jällegi uuring ei ole alati pikk ja kallis protsess, vaid sellises heas koostöös ja juppideks lööduna saab ka lahendada küsimusi kiirelt. Ja et ma nüüd väga pikalt siia rääkima jääks, siis ma paar sõna tegelikult tahtsin ka mainida ikkagi ka selles suhtes, et miks siis üldse rääkida sellest teemast või miks on oluline mõelda oma töös rohkem ka nii-öelda uuringute võtmes. Väga häid väiteid minu arvates juba tuli ka siit Mentimeetri küsimusest. Et tõepoolest ka meie näeme järjest rohkem, kui me teeme ka koostööd erinevates Euroopa projektides, kui me räägime teljaga, teeme intervjuusid ka vabaühendustega kui ekspertidega. See hästi oluline on oma tegevusi põhjendada, eriti rahastajate ees, ja seda teate teie kõik palju paremini kui mina siin. Et kui on sellised see tõenduspõhisus ongi ju kõige alused ka poliitika kujundamisel, et oluline, et saaks näidata ja ka ise veenduda, et tehakse õigeid asju ja neid asju, mida tõesti vaja on. Ja ma arvan, et see mõtteviis on ikkagi järjest ja järjest tugevamalt juurdumas ka Eestis, nii avalikus sektoris, erasektoris niikuinii tuleb teha oma tarbijale või kliendile sobilikke teenuseid ja tooteid. Aga on näha, et see mõtteviis on loodetavasti juurdumas. Kuigi tõesti mitmed uuringud ei rakendu, et siin ma vaatasin, Riigikontroll on teinud teatud uuringuid, kus siis tuligi välja, et oli vist ainult veerand sellistest või veerand uuringuid ei olnud üldse avalikustatud ja alla 50% leidsid sellist tõenduspõhist nagu kasutamist ka mingites otsustes. Ja üks värske magistritöö, mida ma vaatasin, tõi veel alla 10% sellist, et alla 10% uuringutes kasutati näiteks strateegiadokumentides ja mingites seaduslikes dokumentides, ehk see on ikkagi veel madal protsent ja see võiks tõusta. Aga vabaühenduste puhul veel, et üks pool on see huvikaitse, kvaliteedi tõus ja ka argumenteeritus ja võib-olla mõjuvõimsam läbirääkimine rahastaja juures on võib-olla see üks pool. Aga ma arvan, et see aitab ka maandada ikkagi teatud riske, mis võib esile kerkida, et kuigi huvikaitseorganisatsioonid hästi oma sihtgruppe tunnevad, aga nagu ma mainisin, mõnikord võib-olla ei teata ikkagi päris
mingite probleemide ulatust või midagi on siiski ootamatu ja ei osata võib-olla seda ka metoodiliselt õigesti küsida, eriti kui sihtgrupp on suur, et siis võib koostööst abi olla. Pluss see veel, et mis me alati ka ise tihtipeale arutame, et kui kaasatakse väline uurija, siis tema on selline nagu neutraalne, sõltumatu osapool, kes võib küsida igasuguseid asju ja me olemegi nagu psühholoogid ja tõsiselt, et eriti kui me mõtleme kvalitatiivsetele andmekogumistele, fookusgruppidele või intervjuudele, siis tõepoolest, et mine täitsa psühholoogiat juurde õppima, et inimesed tahavad rääkida, sealt tulevad erinevad probleemid välja. Me ei hinda ja me ei anna ju hinnanguid ega mõista kohut kellegi üle, vaid meie ülesanne uurijatena on koguda infot kõikide seotud osapoolte käest ja panna siis selline tervikpilt kokku ja leida siis võimalikke lahendusi koostöös siis otsustajatega, kuidas siis selles nii-öelda virvarris oleks mõistlik käituda ja võib-olla leida ka selliseid praktikaid mujalt, et kuidas siis sellistes olukordades käitutakse. Ehk need võib-olla on sellised olulised punktid, mida siin tõstetakse, et tõesti ka see sõltumatus ja neutraalsus mõnikord on oluline. Mitte ainult siis avalikus sektoris, vaid ka ma usun vabaühenduste jaoks, eriti kui sihtgrupi seas võib-olla on ka selliseid seisukohti, mida üks-ühele suhtluses, mis ei pruugi välja tulla. Ja veel kord, et ma arvan, et tänapäeval infopuudus ei ole üldse probleem, et tegelikult on ju ka igal organisatsioonil endal võimalik infot leida igast allikast. Probleem ongi pigem see, et kuidas selles tohutus infotulvas see õige asi üles leida või kuidas leida see aeg, et see info läbi hekseldada ja töödelda. Ja jällegi siin võib mõnikord olla oluline siis mõelda, et kuidagi selliste uuringute raames siis ka seda poolt katta, et proovida siis teada saada sellest tohutust info hulgast, et mis siis tegelikult minu uurimisküsimus, minu selle põletava küsimuse jaoks võiks olla see kõige olulisem. Aga ma siinkohal lõpetaks, et rääkida võib tohutult rääkida meil palju ja minu kolleegid räägivad ka veel, aga muidugi olen valmis küsimusteks ja vestluseks. Ma just tahtsingi öelda, Merit, et ma loodan, et sa oled valmis küsimusteks ka, sest minul küll paar tekkis ja ma tahaks loota, et siin saalis olijatel ja Facebookis jälgijatel ka küsimusi tekkis. Ja minu esimene mõte tegelikult ongi natukene seotud selle suunaga, kuhu sa lõpus jõudsid, et sõltumatus ja neutraalsus on olulised, muidugi need on olulised. Aga kui me räägime ju sellest, et mis üldse on uuring, siis ma täitsa kirjutasin üles, et sa ütlesid nii toredasti, et uuring on iga osa sellest suurest protsessist, mis aitab vastust saada. Ja nagu siis sellele küsimusele, mida ka siis ühendus või organisatsioon otsib. Aga teadvustades ka, millises ühiskonnas me täna elame, võib-olla vaadates ka filme, mida praegu propageeritakse, et siin viimane niisugune hea film, mida väga jagatakse ja mida väga erinevad inimesed, väga erineva nagu mõttemaailma ja maailmavaatega jagavad, on see Don't Look Up, et vist eesti keeles ära vaata üles, siis ma tegelikult ei tea, kuidas ta eesti keeles on tõlgitud. Mis räägib ka tegelikult sellest, et kuidas on ju teaduspõhisust ja niisugust uuringutest lähtuvat maailma saab ka erinevate nurkade alt vaadata. Et siis minu küsimus võib-olla, Merit, sulle ongi nagu see, et aga kuidas ma teen vahe? Missugune uuring on sõltumatu ja usaldusväärne ja missugune uuring ei ole? Mis see on, või kas sellel on mingid omadused või kriteeriumid, mis ma saan kohe nagu võtan checklisti ette ja vaatan, et see uuring ei kõlba või seda ma ei arvesta ja näed, see uuring, seda ma arvestan. Et eriti kui me võtame tegelikult natukene niisugused ühiskonnateaduse nagu suunad, kus seda subjektiivsust ongi hästi palju. Ehk et millest ma tegelikult lähtun, milline on hea uuring, milline on sõltumatu ja neutraalne uuring ja milline mitte?
Jah, et sa küsidki nüüd siis sellest aspektist, et kui mitte otseselt astudes koostöös siis nagu uurijaga, vaid et kui ma organisatsioonina tahan mingist aspektist rohkem teada saada, tahan teada, kas seal on uuringuid, mis siis mingeid väiteid, eks ju, tugevdavad. Ma saan aru, et sellest aspektist on see küsimus, jah. Jah, ega no meil ju ka mingit sellist väga konkreetset kriteeriumit ei ole, et uurijatena on olemas ju sellised uurimistöö ja research ethics ja eetika nii-öelda printsiibid, millest lähtuda, mis siis on, eks ju see, et sa ei ole kallutatud uurijana, sa võtad sellise neutraalse positsiooni, kontrollid andmeid, andmeallikaid, kust mingid väited tulevad, ka siis, kui sa kasutad neid siis selles uuringus, mida sa ise koostad ja see tähendabki seda, et andmeallikate kontrollimine, eks sa vaatad neid autoreid, eelmisi kajastusi ja see ongi selline võib-olla mõnes mõttes ka subjektiivne, eks ju, et sellist väga head objektiivset kriteeriumid siin ka ei ole, aga pigem on lihtsalt see, võib-olla meie jaoks kaks kõige sellist olulisemat ongi, et sa ise ei kalluta ennast ja sa kontrollid ka seda algallikat, et kas ta tuleb sellisest kvaliteetsest algallikast, näiteks me ise teame, et mingid ajakirjad, eks ju, teadusajakirjad, mis on retsenseeritud tugevalt, kus on tsiteerimise indeksid suured, need on nagu need nii-öelda, kus me kontrollime, et kas on hea allikas, mida kasutada ka oma uuringus või mitte oma argumentide teostamiseks. Et aga muidugi, ma ei tea, Maarja Kats, et kas te tahate siin nagu veel lisada omalt poolt mingeid mõtteid, et aga ma ütleks, et sellist, eks alati jääb see subjektiivse moment ka, et kuidas inimene ise tunneb või hindab, et kas seda autorit, kus see pärineb, või seda organisatsiooni, kus see pärineb. Ja selles suhtes meie jaoks on ka ikkagi oluline mitte laskuda ka debattidesse, näiteks kas või oma uuringute pinnalt, kus me hakkame võib-olla mingeid selliseid uuringus faktidest väljuvaid hinnanguid andma, vaid pigem meie ülesanne uurijatena on jääda ikkagi nende tulemuste juurde, mis me oleme saanud ja esitada neid kui faktidena, anda võib-olla soovitusi, et mis suunas võiks nagu liikuda, aga mitte öelda, et nii ja nii peab tegema, et sellist ühtset ainuõiget lahendust uuringutest üldjuhul ei tule. Võib-olla ühe sellise mõtte tooks veel, et mida natuke lihtsam võib-olla kontrollida või jälgida see, et kui mingi uuring võtta, et kas sa näed, et seal on ainult ühe inimese infot presenteeritud, on see ainult riigiasutused või on rohkemate organisatsioonide poole pöördutud, et seda infot saada, et juba sealt tuleb välja, et üks arvas üht, teine teist, et järelikult on läbi mõeldud enne, kui hakatakse midagi viitama, sest on siiski neid, kus tõesti on ka üks osapool ja sellega väga kaugele ei jõua selle infoga. Ja siin tulebki sisse see triangulatsiooni põhimõtte metoodikate kombineerimisel, mis on tegelikult ülioluline, et see vaade kogutakse erinevatelt osapooltelt, kes on siis selle probleemiga seotud, kui võimalik, et tõesti ei jääda nagu ühte allikasse kinni, et see, mis Maarja ütles siit edasi, et ongi täpselt, on ka selline mõiste uuringutes triangulatsioon ehk siis eri allikatest pärinevat informatsiooni veel omakorda kontrollitakse. Tagatakse ühelt poolt see, et me küsime mitmest kohast ja me kombineerime erinevaid andmeallikaid, erinevaid meetodeid ja veel omakorda vaatame, siis hindame, et kus siis nemad omakorda oma need andmed on saanud, et kui tegemist on selliste dokumendi analüüsiga sealhulgas ka. Lisaks, et mulle tundus, et Merit vastas nagu uurija positsioonilt hästi palju välja, et võib-olla see viimane osa, ma arvan, et kehtib mõlemal juhul. Aga ma mõtlen, et mitte niivõrd uurija positsioonilt, vaid lihtsalt, kui ma tahaks tutvuda mingite allikatega, et kas see vastab tõele, siis esiteks kindlasti tasub vaadata, kes on tellinud. Tasub vaadata, kes on selle siis koostanud, ehk siis tegelikult vaadata, kas iganes on selle kirjutanud, koostanud,
on see organisatsioon või inimene, et kas ta on ka midagi sarnaseid asju teinud, et kas tal on tegelikult mingi kogemus, valdkondlik selline teadmine, kraade võib vaadata, ei pruugi vaadata ja siis kogu see sisu, et kas seal on nagu viidatud, kas seal on võib-olla mingi tsitaate, jah, üldse üldine viitamine, et kas üldse on olemas, et ei ole mingi ala plagiaat. Jah, ja siis ma paneksin veel selle triangulatsiooni, et tõepoolest, et kindlasti tasub erinevatest kohtadest vaadata, et kas need põhimõtteliselt see info nagu jookseb kokku ja on sarnane või kui üks on kuidagi väga teistsugune kui teised, võib-olla siis natuke tuleb kahelda või vähemasti kahelda, et kumb siis vastab rohkem tõele. Ma ei tea, kuulavad, kui me teid saalis tegime. Me võime alati teha niimoodi, et sa küsid ja ma räägin üle. Aga näed, tuleb juba mikrofon. Ma siis mõtlesin seda sama konkreetselt seda aspekti. Ma mõtlen seda, et sama vabaühendus on ju, et kui ma vaatan, kes tellis on ju, et kui vabaühendus tellib uuringu ja siis ma olen keegi teine, kolmas osapool on ju, siis ma, et mis ma sellest järeldan, et kui keskkonnakaitseorganisatsioon tellib uuringu, et siis järelikult mul ei maksa seda usaldada, sest nad niikuinii tahaksid, et see näitaks midagi, mis näitab, et keskkonnaga on halvasti ja tuleb teha midagi. Veel enam, kui sa öeldud, et vabaühendustega on hea teha uuringuid, sest et nad tahavad teha koostööd, siis seda enam muutub kaheldavaks nagu selle uuringu usaldusväärsus selle võrra, et kui nad on ka veel kaasa löönud selle uuringu elluviimises, eriti sellepärast, et neil ei ole nii palju raha, et saada nagu täiesti nagu sõltumatu uuringud, nad peavad ise panustama selle loomisesse. Et kas see tähendab, et mingis mõttes vabaühenduste tellitud uuringud kui sellised ise on nagu vähem usaldusväärsed? Kas ma võin kohe vastata või? Jaa. Läks põnevaks. Kindlasti ei tähenda see, et kes on tellinud, et sa kohe vaatad, et aha, see järelikult ei sobi või see järelikult sobib. Kindlasti on juhtunud ka riigiasutustel kahtlaseid uuringuid, aga mõned nendest võib-olla on ära peidetud vähemasti üsna kiiresti. Aga pigem see, et sa tead ikkagi tausta, et natukene sul võib olla ju ka see nagu teadmine ees, et kas on tõesti keskkonnakaitse või keegi, kes tahab puid maha võtta. Et siis on see teadmine, siis sa vaatad kedasi, kes on seda teinud juba ja sa paned nagu kokku selle, et see ei tähenda, et sa pead kohe nagu otsustama, et siis ma ei vaata või siis ma vaatan, aga sa oled nagu teadlik sellest. Ja et kust see raha on tulnud või on see ühe konkreetse rikka inimese käest või et siis sa saad aru, et kas seal võib olla kallutatus ja koostöö ja ma ei tahaks öelda, et vabaühendus kindlasti see tahab koostööd olla, võib-olla kui ta on väga kogenematu, siis ta isegi mõtle selle peale, aga pigem see, et kui vabaühendus, kuna neil ei ole nii palju raha, et kui nad juba raha nagu annavad, tellivad, siis nad juba tahavad nagu tulemustega midagi teha, nad on huvitatud päriselt tulemustest, et mitte nagu võib juhtumisi mõnikord juhtuda, et tõesti avalikus sektoris on see mingisugune hindamine lihtsalt kirjutatud sisse, et see tuleb ära teha ja kõik juba teavad tulemusi ja lihtsalt seda on vaja, et see nii on. Et linnuke kirja saada. Just. Ehk et usaldusväärsus võib meil tugineda on ju sellisele mitmele näitajale, aga samas ka nende näitajate osas tuleb natukene võib-olla kriitiliselt läheneda ja vaadata, et kas see, et ühendus tegeleb mingi valdkonnaga, kas see tähendab kohe automaatselt kallutatust või on siis see nagu ühendus ja uuringu läbiviija pluss rahastus tagab siukse neutraalsuse. Aga paratamatult on, et see on see koht, kus mingid inimesed võivad jälle meie tellitud uuringuid nagu teatava siukse skepsisega vaadata. Aga kui ma tohin, et ma võib-olla natukene veel tookski ikkagi siia veel selle triangulatsiooni põhimõtte ka, et tõesti, kui see oht on, et tahame mingit oma seisukohta tugevdada, tahame midagi näidata, et jah, me uurisime ja uuringust tuli ka see välja, et siis selles uuringus ilmselt ongi oluline ikkagi tähelepanu pöörata, et viidata ka teiste osapoolte poolt tellitud uuringuid või mingeid argumente ja kui see kõik on seal tasakaalus, et siis neid küsimusi nii palju ka ei teki, et selles suhtes ongi ikkagi oluline vaadata kriitiliselt seda, et mis metoodikaga küsida, mida kasutada, mis andmeid siis selles uuringust kasutada ja siin võibki osutuda kasulikuks just see koostöö nii-öelda sellise sõltumatu osapoolega, et aidata siis nii-öelda tähelepanu pöörata ka nendele aspektidele, et see triangulatsiooni moment tõesti oleks selles tulemuses esindatud. Ja üks asi, mis pani Merit
sinu esitluses mind natukene mõtlema oli ka see, et miks üldse tellida uuringuid, on ju, et sa tõid sisse, et vabaühendus peab tihti uuringuid tellima sellepärast, et on vaja midagi rahastajale põhjendada. Mulle tundub, et mina ühendustes olen tihti just nagu teises positsioonis, et rahastajale on lihtsam põhjendada, sest mul on mingid teatavad rahvusvahelised uuringud ja ongi mingid riiklikud suured uuringud, millele ma saan tugineda. Aga enda sihtrühmale on keerulisem midagi tõestada, ehk siis inimestele, keda ma nii-öelda pean kaasama ja keda ma ka mõnes mõttes esindan, on ju. Et siis nendele on isegi kohati aega natukene raskem asju tõestada ja olgem ka ausad, ega neil ei ole ka sellist ajalist ressurssi, et ka uuringu valideerimise või kogu seda tööd, mida me just rääkisime, ka ära teha, on ju, et kuidas me saaksime seda natukene nagu inimeste jaoks jälle paradoks on ju, et aga kuidas me saaksime seda lihtsustada? Kas me saame? Kas me peaksime? Jah, ja see on tegelikult teema, millega ka meie ju väga palju maadleme, ongi just see, et kuidas tõesti väga erinevatele osapooltele keerulisi teemasid hästi lihtsalt öelda. Et ma siin mõtlen ka just sellist vastupidist momenti, et me ise siin tegeleme Euroopa Liidu projektide raames mitte nüüd klassikaliste uurijatena, aga siin erinevate ka energeetika teemadega ja suhtleme palju näiteks korteriühistutega siin koos oma koostööpartneritega. Ja ma just mõtlengi seda vastupidist, et alati on hea, kui sul on ikkagi võtta mingid konkreetsed faktid ja öeldagi näiteks, et see uuring ja too uuring ja niimoodi ja et on uuritud ka võib-olla mingid teisi sarnases olukorras ühistuid ja siis sellised käitumisviisid on osutunud tõhusaks ja nii edasi, et see sõnum nagu alati aitab kaasa minu arvates. Oleneb muidugi valdkonnast ja sihtgrupist, aga seal ongi hästi oluline, et tõesti et panna rõhku ka sellele, kuidas seda tulemust esitleda ja tänapäeval on see eriti, ma ei tea, kas ma nüüd vastan selles õiges suunas, aga meie alati ka maadleme ja mõtleme selles suunas, et kuidas ka mingite, kui on vaja esitleda näiteks tulemust, kas lausa mingi aruandena või kuskil veebilehel, et ta oleks tõesti visuaalselt selline hästi selge ja lihtne, et kui varasematel aastatel sellele tähelepanu ei pööratud nii palju, siis nüüd on see uuringutel lõpus võtab päris palju aega, just ajalist ressurssi, et nagu see pool ka läbi mõelda. Et nii, aga nüüd ma vist läksin juba oma jutuga kuidagi ümber nurga kaugele sellest, mis ta Kai küsisid. Ei läinud, selles mõttes ega see teaduse kommunikatsioon ja uuringute kommunikatsioon on olnud tõesti väga pikalt üks teema, millega on ka ühendused on ju silmitsi seisnud ja sinna lahendusi otsinud. Aga kas on meil ruumis või Facebookis veel mingeid küsimusi? Facebookis ei ole. Ruumis? No küsimus, aga ma ei tea, kas on nagu mõtet siin lauale panna. No aga pane lauale ja siis me pärast vaatame, kas on mõtet vastata. Teeme niipidi äkki. See on nagu mul nagu päris küsimus, mis mulle päriselt nagu hästi huvi pakub, aga ma arvan, et see ei ole nagu võib-olla see, kus me siin nagu seda lahenda saame, aga see on nagu ma kasutan seda peent sõna ja siis kasutan mitte seda peent sõna, see on selline ontoloogia kohta. Et mida me põhimõtteliselt eeldame, kuidas nagu maailm töötab siis, kui me midagi uurime. Ja mulle tundub, et kuidagi nagu tihti, et hästi paljud oluliste teemade puhul see jääb kõrvale, et me teeme nagu midagi praktilist, me uurime mingid nagu suletud süsteemis mingis mõttes mingit juppi ja me teeme mingi järelduse selle kohta. Alaneid keskkonnateemadel. Me küsime, et kas see, kui me paigaldame siia selle masina, kas see on nagu keskkonna mõttes kasulik või mitte kasulik. Samal ajal me ei vasta küsimusele, kas põhimõtteliselt on võimalik lõputu kasv või mitte. Aga see küsimus, kas on või ei ole võimalik lõputu kasv, mis on hästi keeruline, kompleksne, süsteemne, kõiki ühiskonnasüsteeme hõlmav ja sotsiotehniline keeruline asi, et see tegelikult ju väga muudab seda, kas sellel konkreetsel väiksel aktil on positiivne või negatiivne mõju keskkonna jaoks. Aga me ütleme, et see ei ole oluline. Mulle tundub see nagu hästi tihti niimoodi. Et meil on suured fundamentaalsed küsimused, mida me nagu ei adresseeri ja siis nagu adresseerime nagu mingid nagu aspekte sealt sees ilma neid suuri küsimusi nagu adresseerimata.
Ja mingis mõttes see on nagu lahendamatu siin selles kontekstis ilmselt, aga nagu, et see on nagu mure, et mida me nagu saame järeldada vabaühendusena millestki üldse uuringutest. Kui Euroopa Liit tellib ja rahastab, Euroopa Liidul on väga selged mingisugused ideoloogilised eesmärgid sisuliselt. Neil väärtused on sõnastatud, eesmärgid on sõnastatud, see on kõik nagu teatud nagu maailmapilt. Mida see uuring, kas see uuring nagu on selle raami sees või mitte ja kui ta on, kas me siis saame usaldada seda, mis see tulemus tuleb sealt. See on hästi palju teemasid nüüd seotud ka ja mul ei ole otsast küsimust, ma lihtsalt viskan selle kõik selle siia sisse ja vaatame, mis juhtub. Ma selles mõttes saan sinu küsimusest väga hästi aru, et me mõnes mõttes ei tegele, isegi kui me võtame vabaühenduse perspektiivi ja meil on mingid teatavad süsteemsed, suured nagu need wicked problems on et siis me tegelikult me ei tegele nendega, vaid me tegeleme väikse fraktsiooniga sellest või kuidagi nagu väikse osaga. Sest et see suur on nii hoomamatu ja me võib-olla ei oska ja ei tea ja võib-olla need samad uuringud, millega me seal fraktsioonis tegeleme, meile tundub, et võib-olla siis me saame sammukese lähemale, kui ma enda vähemalt nagu ühenduse perspektiivist vaatan. Aga ma olen selles mõttes nõus, et see kindlasti see on niisugune filosofeerimise õhtu jätku arutelu teema, ma arvan. Aga mõnes mõttes see on võib-olla üks asi, mida saab näiteks Maarja ka natukene avada, sest kui me annamegi, kuna kell liigub nii halastamatult edasi, siis Merit, sina kindlasti saad veel sõna, aga ma annaks esimese hooga korra Maarjale ja Maarja räägib meile natukene sellest, et kuidas lähteülesandeid koostada. Ehk et üldse, kui sa hakkad uuringud üles ehitama, mida sa teed? Ja siin on natukene seesama valiku koht laual, et kuidas ma üldse uuringut disainima hakkan, kui ma tegelikult seisan silmitsi mingite suurte ühiskondlike probleemidega. Aga Maarja, taaskord, see virtuaalne põrand on sinu. Aitäh! Mina olen Maarja Käger Ipsust ja 11 aastat uuringute valdkonnas tegutsenud ja selle kogemuse põhjal, mis üritasime ka mõelda, mis on see, mis seal lähteülesandes olema peaks ja mida üldse võib-olla tegema peaks enne, kui seda lähteülesandet kirja panema hakata ja võib-olla ka hanget välja kuulutama. Et meie poolt selline üks peamine sõnum on ikkagi see, et sa ei ole üksinda vabaühenduse siis nagu esindajana, vaid tasub ikkagi kaasata natuke rohkemaid osapooli ja läbi mõelda, et mis on see, mille pärast me selle uuringu üldse läbi tahaksime viia, mis on need tulemused, mis me saada soovime, mida me pärast selle tulemusega teha soovime. Et me tõepoolest ei telliks seda uuringut sinna sahtlisse, vaid me tahame midagi teha. Ja paratamatult meil on ka mingisugune eelarve ees ja lisaks me teame seda, et hästi palju uuringuid on tehtud juba kõikjal mujal. Et siis tasubki mõelda, et mis fookusega sarnasel teemal veel midagi teinud on, kas meil on võimalik neid erinevaid uuringuid või uuringujupikesi või küsimusi, nagu Merit enne välja teeb, võib-olla neid saab kokku liita, võib-olla me ei pea tellima oma suurt mammut küsimustikku, vaid me saame näiteks omnibussi paar küsimust lisada. Näiteks kord aastas seda tehes näiteks palju mõistlikumalt oma ressursse kasutada. Kui keegi ei tea, siis omnibuss on teatud regulaarsusega, siis on üle Eesti küsitlused või küsitlejad ja siis võetaksegi vanuses 16–64 vaadatakse, et mehed, naised eri vanuses oleksid esindatud ja saab sõltuvad uurimisküsimusest üsna hea esindatuse, aga sõltubki, mis on see eesmärk ja kes on need sihtrühmad. Siis samamoodi, et kui te teate, et keegi võib veel sellest uuringust kasu saada, siis tasub võib-olla ka nendega rääkida, võib-olla nendel mingisugune väärtuslik info juba olemas, mis aitab teil oma fookust seada, võib-olla te saate oma jõud liita, saate mahukama uuringu üheskoos tellida. Samamoodi, et kes on need, keda uuringusse kaasma peaks triangulatsiooni põhimõtet arvestadeski, et kas me saame küsida ainult oma liikmetelt midagi, kas me saame ainult dokumentidele tugineda või peame kaasama ka avaliku sektorit, ettevõtjaid. Ja kõigi nende osapooltega siis maha istudes saabki panna sellise fookuse paika, esialgsed mõtted, mis on eesmärgid, kuhu jõuda soovime. Ja kõik selle mõtete virvarri võiks ideaalis siis eelläbirääkimiste raames võimalike uuringute tegijatega läbi arutada. Et see ei ole väga suur
või sageli kasutatav praktika Eestis, aga seda siiski tehakse nii avaliku sektori organisatsioonide poolt kui ka vabaühenduste puhul on olnud selliseid kohtumisi. Erinevad tegijad tulevad kokku, vahetatakse mõtteid, samamoodi teadmised, kes teab mingisuguseid varasemaid uuringuid, põrgatatakse fookust, sihtrühmasid, milliseid meetodeid on või ei ole või mõistlik või võimalik kasutada. Et selliseid palju agasid saab niiviisi nagu siis eemale lükata, saab natuke kindlamalt sõnastada lähteülesande, on vähem probleeme hiljem, kui on vaja midagi tõestada, et mille pärast te just sellised või sellised meetodid valisite. Ja kindlasti, mis ma tahan öelda, on see, et lähteülesande koostamine on aega nõudev protsess. Ja seda aega ei tohi näpistada uuringu teostamise ajast, et kui hästi sageli tellijad mõtlevad, et meil on nüüd vaja 2 kuu pärast seda tulemust, et me mingisuguse otsuse saaksime teha või rahastajale näidata, mida me teinud oleme, aga meil võtab võib-olla kuu aega, 1,5 kuud aega selle lähteülesande kirjapanek, siis jääb uurijatele ainult 2 nädalat võib-olla, need on kõik väga liialdatud need ajalised raamid siin. Aga et nagu näidata, et kui meil on tõesti vaja aega, meil on vaja oodata, millal keegi meile midagi vastab, me peame analüüsima, otsima lisainfot, valideerima seda, et me ei saa tõepoolest lähteülesande koostamise aega võtta uuringu teostamisest ja samamoodi ka vastupidi, kui me tahame seda head kvaliteeti sinna saada. Aga mis siis seal lähteülesandes endas kirjas peaks olema? Et taaskord, me võime teha 10-leheküljelise lähteülesande, nagu suurtes riigihangetes võib olla. Teisalt, kui meil ongi üks pisikene küsimus või küsimus, mis vastust ootab, meil ei ole mõistlik hakata seda paberit tootma lähteülesandeks. Et see võib ka olla selline lihtne, vabas vormis vestlus, kus me arutamegi, mis on see hetkeolukord, milline on see taust, mille pärast me mingisugustele küsimustele vastuseid vajame. Mis küsimustele täpselt, millised on võib-olla need olulisemad dokumendid, kust me teame, et uurija võib saada sisendit oma siis nagu uurimistegevusse, küsimustike koostamise jaoks, milliste organisatsioonidega või sihtrühmadega ühendust võtta. Et see info ei pea olema paberi peal kirjas, et uurijad saavad ka ise selle omapoolsesse pakkumisse sõnastada, et valideerida hiljem, et jah, me oleme ühtemoodi aru saanud, aga ka iseenda jaoks on mõneti siiski hea, kui pannakse paberi peale sellised mõtted kirja. Ja Merit varem rääkis ka erinevatest meetoditest ja ka Mentimeetrist tuli välja, et on see küsimus, et millal eelistada kvalitatiivset või kvantitatiivset. Et sageli lähteülesandes tuuaksegi välja, et me soovime, et kasutataks selliseid meetodeid. Ja ühelt poolt jah, see lihtsustab pakkumiste hindamist, kui te peate võrdlevaid pakkumisi küsima erinevatelt uuringu teostajatelt, aga teisalt sageli tehakse see väike komistuskivi, et unustatakse ära paindlikkus muudatuste tegemiseks. Ehk siis, kui uurija hakkab seda uuringut läbi viima, teie küsimustele vastuseid võtsima, siis võib selguda, et see teie poolt esialgu ette nähtud ja lähteülesande jäigalt fikseeritud meetod ei olegi kõige parem. Ja kui seda paindlikkust ei ole jäetud, et võib nagu meetodid üle vaadata või ümber kalkuleerida, et see summa summarum ressursse saaks optimaalselt kasutatud, siis te ei pruugi saada soovitud tulemust. Ehk siis, kui te tõesti teate erinevaid meetodeid, teil on kindel veendumus, milliseid meetodeid kasutama peab, et siis peab olema see paindlikkus sees. Teisalt, mõnikord meil endal uurijatele on hästi huvitav, kui on lahti jäetud täiesti, et millised meetodid siis kasutama peab. Me saame palju rohkem mõelda, mis see taust on, kes sihtrühmad on, millised meetodeid kasutada. Me võimegi öelda teile, et praegu ei ole mõistlik seda kvantitatiivaid vaadata, te olete nii vähestelt osapooltelt võib-olla seda sisendit saanud, et me selle 10 vastuse põhjal ei hakka kvantitatiivselt midagi järeldama, et kindlasti tuleb minna intervjuude peale. Samas see võib ka töö käigus välja tulla, et meile küsimustikule 100 vastust võib-olla loodame saada või 200, sõltub palju on sihtrühma, aga saame 20 vastust, et me saame kiiresti ümber mängida neid intervjuusid juurde nagu pakkuda. Et selline meetodite vabadus ja ümbermängimine teeb kindlasti keerulisemaks hiljem pakkumiste võrdlemise ja
siis kui see uuring viiakse ellu mingite välisrahastajate abil, siis tuleb ka nendele hakata tõenäoliselt tõestama, mille pärast me nüüd ei teinud täpselt nii, nagu seal hankedokumendis või lähteülesandest kirjutatud oli. Aga samas, kui kõik on seletatud ja põhjendatud ja sellises tihedas heas koostöös tehtud, siis ei tasu karta ka seda meetodite paindlikkust seal lähteülesandes. Ja sellega seoses ongi hästi oluline, et uuringu ootused ja pakkumise hindamise alused oleksid lähteülesandes läbimõeldult ja ilusti kirja pandud. Mida veel lähteülesandes kajastama peaks, on eeldatav ajakava ja töökorraldus. Et see on jälle selline koht, kus saab väga palju riske maandada juba eelläbirääkimiste käigus, et kui varasem uuringute teostamise kogemus on pigem väike, võib-olla seda üldse, siis nende eelläbirääkimiste käigus saab parema aimdus, et kui kaua ikkagi see dokumentide analüüs aega võtab, kui meil on sellised eesmärgid, kui palju meie kui töötellija ise peame siin aega arvestama. Et sageli algajad unustavad ära selle, et kui meile tuleb esialgne võib-olla uuringu kondikava või küsimustik, et siis ka meie peame läbi mõtlema, kas see on see, mida me tahame, kas meil on mingisuguseid täiendavaid ettepanekuid, et see võtab paratamatult aega, see ei ole nii, et mul tuleb see kiri postkasti ja ma 10 minutiga vastan ära, et sageli vajatakse selle jaoks võib-olla nädalat või tuleb oma liikmetega arutada. Et see ajakava tuleb kindlasti väga-väga hoolikalt läbi mõelda ja ka sellised lõpptähtajad lähteülesandes välja tuua, et töö teostaja teaks arvestada ka näiteks meeskonna suurusega ja milliseid meetodeid ta täpselt pakkuda saab. Ja lisaks siis nende meetodite pakkumisele saab siis ka see võimalik tööandja või töötegija või pakkuja ka teie tähelepanu pöörata pakkumiste protsessis, et see aeg, mis te praegu näete, et ei ole mõistlik. Ja kui te saate mitu sellist vihjet, siis on võib-olla ka mõttekoht seda hankeprotsessi natuke edasi lükata, uuesti mõelda, mis on teie eesmärgid, konkreetsed võimalused hetkel. Lähteülesandes veel võiks olla välja toodud ka see, et mida selle uuringu tulemusega lõpuks teha tahetakse. Kas soovitakse saada aruannet, soovitaksegi saada mingeid hästi kompaktseid, lihtsaid arve, väiteid, millega oma kliendi juurde minna. Et see mõjutab taaskord väga palju nii seda aega, mida teie vajate, kui ka seda aega, mida uurija vajab. Et nagu siis tihedast sõelast kõige olulisem konkreetset sihtrühma tundes nagu välja valida. Et oleme näinud kahjuks selliseid juhtumeid, kus on uuringu lõpptähtaeg, sinna võib-olla on arvestatud mõni päev tagasisidestamiseks, mis kipub ka üle minema, saadakse see aruanne siis lukku ja öeldakse, et meil on nüüd enam-vähem homseks vaja saata sihtrühmadele või seotud osapooltele hästi kompaktne ülevaade ja saadakse ka aru, et tegelikult oleks pidanud võib-olla 2 nädalat ja kuu aega veel siia aega arvestama. Ja nagu Kai ka välja tõi, et tegelikult üha enam on just selliseid hästi konkreetseid fakte, pabereid, infograafikuid vaja. Ootused teavitusele on oluline välja tuua, arvestades seda, et sageli tellitakse uuringud mingite rahastajate toel, siis ka nendel on ootused teavitusele, on ootused ka teie siis klientidel, sihtrühmadel, koostööpartneritel. Lisaks ka eelarve. Et eelarve puhul on 2 sorti arvamust. Ühelt poolt leitakse, et kui me seda eelarvet ei pane, siis me saame võib-olla odavama selle asja. Arvatakse, et muidu hakkavad igasugu asju sinna pakkuma, peaasi, et kogu see raha kätte saada, mis meil üldse olemas on. Aga teisalt, kui te panete sinna eelarve, näiteks meil on 4000 eurot või 10 000, 20 000 eurot selle uuringu läbiviimiseks, siis see aitab mõelda uurijatele, et mis on see kõige olulisem, mida teie nagu ressursse ja ka uurimisküsimusi arvestades võimalik teha on. Ja taaskord võib-olla uurijad saavad öelda, et teil tasub nagu oma võib-olla siis ootuseid
siis natuke madalamaks tõmmata, teistmoodi läheneda oma küsimustele vastuste saamiseks. Et jah, natuke riskibusiness on võib-olla eelarve panemine, aga kui eelarvet on piiratud, siis tasub see välja tuua hea tulemuse saamiseks. Rahastaja toomine, et uuringute tegijatel on sageli väga-väga suur kogemuste pagas, et millised on mingisuguste rahastajate ootused erinevatele tegevustele, teavitustegevustele. Läbi selle saab siis jälle uuringu teostaja planeerida oma tegevusi, ajakava, millele rohkem-vähem rõhku pöörata. Hästi väärtuslik on olnud, kui tuuakse välja see lähteülesandest ka see, et kes on kontaktisik uuringu nagu tellija poole pealt, et kus saab lisainfot, kui lähteülesandest midagi puudu on. Kas seda infot tasub küsida kirjalikult või suuliselt helistades, aga tellija, ehk siis vabaühendus antud juhul, peaks kindlasti seda infot, mis siis suuliselt vahetatakse lähteülesannet puudutavalt või tulevast tööd puudutavalt, et seda infot peaks siis kõigile võimalikele pakkujatele ka levitama, et kui tahetakse saada neutraalset hindajat ja tõsiseltvõetavust. Et see aitab ka pärast hiljem teil öelda, et jah, meil on nagu läbi mõeldud, mismoodi me teinud oleme, meil on neutraalsed osapooled, meil ei ole kallutatud suuring, et kõigil on olnud võimalik pakkuda ja kõik on kursis nende väikeste detailidega, mis on meie jaoks olulised. Ja hästi palju näiteid saab tegelikult lähteülesannete jaoks ka riigihangete registrist, et kui te sealt näiteks enda teemavaldkonna põhiselt otsite, et siis omajagu mõtteid tuleb sealt. Aga sellised olulisemad punktid, mis me ise kaardistasime, said nüüd läbi toodud ja hiljem te saate ka slaididena need mõtted kindlasti meie poolt. Et kas siit on kellelgi meie poolt midagi lisada või kuulajatel küsida? Aitäh sulle, Maarja. Ja rõhutan selle veel üle, et tõesti kogu see sisu, mis sa niimoodi punktidena praegu välja tõid, et see saab olema siis slaidide või ka teksti kujul leitav siis Heakodaniku portaalist. Lisame selle sinna üles ja siia samma ürituse alla täpselt samamoodi Heakodaniku klubi lehel. Aga tõesti, kas on saalis küsimusi? Facebookis ma endiselt küsimusi veel ei näe, nii et saalis teil on hea võimalus. Tundub, et ei ole. Jaa, ma selles mõttes olen nõus, et kõik, mis Maarja rääkis, oli väga loogiline. Natukene võib-olla ongi lihtsalt see mure, et see siuke teatav ajapuudus käib kogu aeg uuringutega kaasas. Kogu aeg on see, et tulemusi on vaja eile, aga samas uuringu tegemiseks on vaja nagu 1,5 aastat. Et saaks rahulikult lähteülesannet koostada, et saaks rahulikult meetodi valiku ja kõige sellega nagu tegeleda, et saakski päriselt põhjalikult ja sisuliselt nagu seda teha, on ju. Ja siis me jõuame selleni, et siis on raha vähe, sest eelarve on piiratud, on ju. Et selliseid takistusi tegelikult sisukale ja kvaliteetsele uuringule on ikkagi oma jagu. Ja vabaühendustel võib-olla on ka kohati keeruline kõikidele nendele aspektidele vastata, nagu olla see, kes suudab olla selline neutraalse ja kvaliteetse uuringu tellija. Aga seda me kohe varsti vaatame natukene lähemalt, et milline tellija siis vabaühendus on. Aga enne võib-olla siis ma ise, Maarja, küsiks sult korra niimoodi, et teie olete kindlasti, nagu sa ütlesid ka, Maarja, sul on 11 aastat kogemust, on ju. Et mis on võib-olla kõige siuksem, kõige absurdsem lähteülesanne või tellija ootus, mis on sinu lauale jõudnud, mida sa nagu võtad meili lahti ja sul on siuke, et bože moi, et mida siin nüüd tahetakse või et ma ei tea, kõige absurdsem näide võib-olla siit kaasa võtta.
ma ei tea, kõige absurdsem ongi võib-olla need erinevate hangete pisidetailid kokku panna, et tahetaksegi enam-vähem 3 kuu pärast tervet elanikkonda katvat küsitlust ja eeldatakse, et sellega saab vastused kvalitatiivsetele ehk siis põhjuslikke seoseid nagu siis pakkuvaid vastuseid. Et puudub selline täpne arusaam erinevatest meetoditest, nende eelistest, kui palju mingisugused asjad aega võtavad ja seda kõike veel selle eeldusega, et mitte mingisugust aimdust pole, et kui pikk ja milline see küsimustik olema peaks või siis eeldatakse, et võib-olla 2 minutit on küsimustiku vastamise aeg, aga küsimusi peab seal olema enam-vähem 20 ja mitte ükski pole nendest valikvastused. Et selliseid natuke paisutatult selliseid tundeid on meil väga sageli olnud. Ja ma lisaks ka, et kindlasti kooskõlastatakse kõik tellijaga veel see juures. Et see ja tellija vajab 2 nädala aega, et on oma tagasisidet. Ma võin ühe näite ka tuua, see ei ole vabaühenduste seast, et see on tõesti avalikust sektorist, aga on olnud meil ja mitte ainult üksikjuhtumeid, vaid tihtipeale hanked, kus on väga suur vastutus pandud pakkujale metoodikate kirjeldamisel väga täpsel kujul kuni selleni välja, et kuidas siis täpselt iga meeskonnaliikme, mingid väga keerulised valemid veel, kuidas näidata meeskonnaliikmed, uurijate, siis meeskonnaliikmete tööpanust, pluss siis tõesti metoodikate läbi kirjeldamine ilma metoodika ootusi ette andmata ja siis ainukene hindamiskriteerium, mis päriselt nagu loeb ja ka juristidele loeb, on hind. Ehk siis see on tegelikult selline, ütleks isegi nagu, see on, tekitab nördimus, sest et uurijate aeg on ju samamoodi piiratud ja väärtuslik, et ja sealt sellist nagu koostöötahet ei tule, et selliseid asju tasuks vältida, et kui oluline on see metoodika ja kvaliteet, siis tuleks seda ka teadustada ja hindamisel arvesse võtta ja siin ma ikkagi rõhutaks, mida Maarja ütles ja ma arvan, vabaühendustega koostöös on see tegelikult hästi toiminud. Täiesti okei on enne sellist ametlike nagu pakkumiste võtmist või tellimist konsulteerida, võtta see tunnik aega, kutsuda need võimalikud tegijad kokku ja rääkida need ootused läbi ja selle kohtumise käigus uurijad juba ise saavad kõeldada, aga need punktid on ka olulised, et mis nendesse on seisukoht. Ja see kiirendab oluliselt protsessi, see teeb selle kõik sujuvamaks ja sellised nördimuse hetki on ilmselt palju vähem pärast. Ja ma tooksin siia tegelikult positiivseid näiteid ka, et just nimelt vabaühendustega me oleme hästi palju seda kogenud, et jäetaksegi see paindlikkus sisse või isegi kui seda paindlikkust ei ole sõnastatud siin alguses, siis kui me seletame ära, et me teame väga hästi tellija ootuseid ja vajadusi ja kui me mingisuguses uuringu etapis näeme, et me ei saa hetkel seda sisendit, mida meil vaja, me ei saa võib-olla seda vajalikku sihtrühmade panust, et me mängime, me arutame läbi selle info, mis me saanud oleme, mis see hetke seis on ja me teeme oma ettepanekud, et mismoodi kohendada metoodikat. Võib-olla mõistlik küsitluse asemel tehagi rohkem intervjuusid, võib-olla meil ei ole mõtet üritada neid vastuseid saada 4. meeldetuletuse või telefoniküsitlusega. Et mingisuguse lahenduse me oleme alati ikkagi sellistes olukordades välja nagu mõelnud ja see tulemus on siiski üsna hea lõpuks olnud. Minu järgmine küsimus olekski olnud, et teil uurijatena, milline lähteülesanne paneb nagu silma särama või milline on siuke, et vot see on see uuring, mida ma täiega tahaks teha. Et kui te mõtlete mõnele siuksele tellimusele, mis teie laua peale on potsatanud, siis mis on täpselt selline, mis kuidagi hästi kõnetab? Olenemata valdkonnast, ma just mõtlen nagu lähteülesande perspektiivist. No tegelikult Päts tahab ka kommenteerida, aga teema on meie jaoks siiski hästi oluline. Et kui meile see teema meeldib, siis meil on palju lihtsam seda kõike teha ja läheb mõttelendu, et mida sealt nagu teha. Ja mis ka Merit välja tõi, et see, mille alusel hinnatakse. Et kui me näeme, et nad panustavad seda tööd, mis me juba praegu teeme, mis me välja mõtleme, saame ise metoodikatega mängida, et see on ka see, mis meile nagu väga huvi pakub, aga Kats. Jah, aga teema mõttes võid hästi palju erinevatest teemadest olla huvitatud. Ma tahtsin just öelda, et hiljuti just läks õnneks ja sai midagi, mis väga meeldis. Aga
aga tegelikult see, mis on hea, on see, kui on nagu see tõesti see eesmärk on nagu selge, see ülesande püstitus on hea ja sa saad aru ja see mitte just isegi teema, vaid sa maailmavaateliselt või kuidagi see tundub asi, mille eest sa tahaks nii-öelda võidelda. Olgugi, et me oleme sõltumatud, aga see on meie jaoks kõige oluline teema, et miks me pesupulbri reklaamiga ei tegele, et me ei tegele nagu reklaamiga, et me ka nagu proovime ühiskondlike oluliste teemadega tegeleda, et kui miski on seal, mis kõnetab, siis see on hea ja kui see on selge ja mina ütleks, et minu kui uuri jaoks kõige põnevam, mugavam nagu heas mõttes mugavam või parem on see, kui mulle öeldakse selgelt, miks seda tahaks, mida tahetakse, mis on need tõesti uurimisküsimused, võib-olla isegi nad ei pea alati uurimisküsimused olema, kui nad ütlevad, miks nad tahavad saada. Öeldakse, mis on eelarve, sest et vastavalt sellele ma näen, mis üldse on variandid, võib-olla on ainult olemas olema infoanalüüs üldse see, mida saab teha, ei saagi koguda näiteks. Ja kolmandaks, et millal see peab tehtud olema. Et siis ma saan mõelda tõesti, et mis on variant. Kui öeldes, et 3 kuu pärast, siis on see, et tõenäoliselt mingi olemasolevate andmete analüüs. Mõni ütleb, et analüüsi andmeid, aga tegelikult tal ei olegi andmeid, mida analüüsida. Et igasugused asju ja siis kõik, kui on mingisugused kindlad spetsiifilised asjad, mis on mingites rahastusnõuetes või kuskil ja sa tead, et kindlasti neid andmeid või seda sihtrühma või nõndasi, et kindlasti võib valesti minna, et tahetakse kooli õpilasi kätte saada suvel, ei ole võimalik. Või siis öeldakse, ka tundmata nagu meetodit, öeldakse, et tehke 50 intervjuud, aga samas on teada, et 12-20 on külastuspunkt pärast seda uurijad ei tahaks neid enam teha, sest lihtsalt see kogu see info on sealt sisuliselt nagu ära tulnud, et sa saad selle uue inimese nime teada ja umbes siis seal see nagu piirdubki. Sisu hakkab korduma. Ja tegelikult hästi oluline, mis paneb ka silmad särama, on ikkagi see, kui on näha, et tellija on mõelnud, et mis andmed tal olemas on, mis seisus need on ja et tal on mingisugunegi aimdus erinevatest meetoditest, ütleb, et võib-olla on mõistlik neid teha, aga sellest tulenevalt see äkki ei ole mõistlik, et äkki siis see pakkuja mõtleb ja aitab kaasa mõelda ja pakkuda mingi enda nägemuse. No minu jaoks see ei ole üldse oluline, et minu jaoks ei ole oluline, et tellija teaks meetodeid või pigem ta usaldaks mind, kui ma soovitan, sest lisaks intervjuudele ja fookusgrupi intervjuudele küsitlusele on veel vaatlus, mingid sisuanalüüsid, olgu see sotsiaalmeedia avalikkuses, mingi päevalehed, stenogrammid, olemasolevate andmestike mingisugune korduvanalüüs, et nagu variante on nagu hästi palju, et lihtsalt mõeldagi, et mis tegelikult antud juhul on mõistlik ja ma isegi ütleks, et alati tasub korra mõelda, et mis see nagu ülesanne on, et võib-olla ongi kõige mõistlikum mingite olemasolevate, olgu see teaduskirjandus, teised uuringud teistes riikides tehtav või siis mingisugused juba olemasolevad küsitlusandmed või siis ma ei tea, Eesti statistika, mingid muud andmed, mida kogutakse inimeste kohta, et võib-olla kõigepealt need võtta ja kui seal ei ole, siis hakata koguma, ja see võib alati ka küsitluse teha tegelikult 2 osas, et keegi ei keela. Aga et me jõudsin tegelikult siin seda, et pigem see, et silma paneb sarana see, kui sa oled veendunud, sa loed selgelt välja, et tellijal on paindlikkus meetodite kõige muu osas. Et see on see, mida jõudsin. Jah, et seda me kahjuks ei kohta tihti? Ei, teatud määral ikkagi kohtame, aga see oleneb see tase ja tõesti, mõte ei ole ju mitte see, et me ütleme, et me lubame midagi ja siis me proovime kuidagi kõik raha lihtsalt taskusse panna ja mitte teha võimalikult vähe teha. Et kui me ütleme, et vabandust, et 50 intervjuud ei ole mõistlik, et teeme siin nagu 20, siis ei ole sellepärast, et me mõtleme, et me võtame selle kuidagi raha vahelt, et lihtsalt see ei ole, me tüütame neid inimestel ei ole nii palju aega, me nagu tegelikult saame seda uut infot sealt tõesti minimaalselt. Et mingid sellised asjad, aga on paindlikkust, aga on ka mõningaid halbu näiteid, kus on väga vähe paindlikkust. Mina võtan siit igal juhul enda jaoks selle, et minul uuringu siis tellijana, kui mina tahaksin midagi uurida, analüüsida, siis kõige olulisem on ikkagi see eesmärk, et miks ma seda teen. Ja kui ma teie juurde tulen, siis see on see, mis mul peab olema enda jaoks selge. Muus osas mul võib olla paindlikkus. Tihti eelarve osas ei ole, aga küll me midagi välja mõtleme. Et kui on selge ootus, miks me seda teeme ja eesmärk, kuhu me tahame jõuda, siis saab ka teiega koos arutada, mis on võib-olla selline parim lähenemine. Kas on vahepeal mingid küsimusi tekkinud? Nii, Silver, palun.
kuskil on see mingi mikrofon. Ja, aitäh. Siin on palju läbi käinud see koostöö ja partnerluse mõtte siis uuringu läbiviija ja uuringu tellija, siis huvikaitseorganisatsiooni vahel. Ma tahaks natuke viia selle mõtte äärmuseni ja küsida, et mis määrani me võiks ja kas me võiks neid rolle nagu täiesti segada. Et keskkonnakaitses näiteks ma näen, et tihti huvikaitsel on vaja sellist tippteadlase tasemel ekspertiisi ja vastupidi, keskkonnateadlane tunneb aina enam, et tal on moraalne kohustus nagu olla ühtlasi aktivist, sest et tema uuringud näitavad, et asjad on väga halvasti, on ju. Ja Eestis näiteks üks mõjusamaid keskkonnakaitseid, ma arvan, on Aveliina Helm, kes ühtlasi on ka meie ülikooli professor, on ju. Et kui palju, mis määrani me võiks segada need rolle, et ühtlasi teadlane võiks olla huvikaitse võiks olla ühtlasi uuringu läbiviiv või teadlane ja vastupidi. See on natuke see, kui ma teeksi Veeperi küsimus, et kas ma räägin ametnikuna või oma enda kui isikuna, et kas sa oled huvikaitse, ma olen mina ise või mul on veel mingi muu roll. Ma arvan, et see on lihtsalt see, et see inimene ise väga selgesti saab aru ja kuidagi küllap on mõistavad kõik, kes temaga suhtlevad, et mis rollis ta antud juhul on ja parem on neid niimoodi piisavalt nagu eristada või siis öelda selgelt, et jah, ma räägin sellepärast või et jah, ma räägingi sellepärast, et mul on teadmised või kuidagi niimoodi, et aga nüüd uuringu kontekstis või ma arvan, et meil nagu võib-olla päris sellist nagu dilemmat ei teki, kuigi kindlasti on, mõtlen nagu võib-olla just see, mida Merit algusest rääkis, et me peame nagu säilitama selle positsiooni. Muidugi on teemasid, kus sa kirglikult tahaks võib-olla rohkem sekkuda, aga siiani me pigem oleme jäänud sellisele seisukohal, et me väga tugevalt nagu ei proovi oma arvamust ja sellist mingit agendat edasi arendada. Aga ei tea, ei saa kunagi nagu välistada, aga võib-olla siis jälle jah, mingi selline sõltumatus kaob seal. Sest ülikoolide puhul me küll näeme, et nad liiguvad selles suunas järjest rohkem, on ju. Et kas või siin samas Tartu Ülikoolis ühiskondlike muutuste juhtimine on, et seal me näeme nii inimesi, kes ise viivad uuringuid läbi, kui ka ise nagu nõustavad siis selliste muutuste protsesse. Ja me tegelikult tahamegi ju näha seda, et õppejõud, kellel on pädevus, kes ise viivad läbi uuringuid, ise retsenseerivad, et neil on ka suutlikkus mõnes mõttes kommunikeerida kõike seda, mida nad teevad, on ju. Ja juba selle kommunikatsiooniga nad tegelikult ka mõjutavad seda, mis nende ümber toimub, on ju. Või mismoodi need protsessid käivad, et selles mõttes paratamatult me natuke liigume selle hägususe suunas, sest järjest vähem on neid õppejõude, kellel lubatakse uurida ja istuda oma kabinetis ilma, et maailm neid näeks, on ju. Et me liigume järjest rohkem selle hägususe suunas, et selles mõttes väga hea mõte, väga hea, et sa selle sisse tõid. Ja seda võib nimetada ka teaduse populariseerimine või siis üldse tulemuste populariseerimine, et kui me saame teada, et tegelikult me tahaks natuke ikkagi avalikust ka just nagu teavitada, et mis siis nagu saadi teada, et olgu see siis tellija või kes iganes, et jah, populariseerimine on ülikoolides tegelikult suhteliselt sisse kirjutatud, tegelikult samamoodi ka meil, et eriti kui meil tundub, et see on nagu mingil määral laiemale avalikkusele huvitav, et siis me oleme ka mõelda, et natukene võiks nendest asjadest teavitada, lihtsalt me võib-olla mitte väga ühepoolselt siis. Just. Väga hea. Aga me oleme jõudnud vaikselt sinnamaani, et me vaatame otsa meie 3. teemaplokile täna ja see ongi siis see, et milline on vabaühendus tellijana. Et mis on võib-olla sellised soovitused, mõtted, mida me peaksime vabaühendustena meeles pidama ja mis on siis see, millega arvestada? Aga ma pigem räägiksin sellest, milline ta võiks olla, mitte nii väga sellele, et millisena ta võib olla tüüpiliselt on, sest et ei ole ka minul kogemuste pagas nii suur, ma ei julgeks teha üldistusi, aga lihtsalt on mingid asjad, mis võib olla näiteks neil, kes väga palju tellivad ja avalikul sektoril on erinevad. Et kui midagi sellist on, siis ma proovin selle välja tuua. Ja üht-teist tegelikult siis, mis mul siin ees mõttes on juba ka mainitud, nii et ma proovin mitte liiga palju korrata, aga võib-olla see üks asi või esimene asi, mis kohe välja tuua,
et kui on see lähteülesanne või kui otsitakse uuringule teostajat, siis võib-olla on kohe, et keegi tuttav teeb ära ja nii edasi. Aga tegelikult ikkagi see hea selline tava ja nagu endale ja selle vabaühendusele kasulik on see, kui ta võtab mitu pakkumust. Esiteks, et siis on mingi võistluselement. See ei ole nii, et ma luban võimalikult vähe ja igal juhul saan selle, vaid sa tead, et sa pead nii-öelda hea pakkumuse tegema. Ja see võib olla avatud siis kas või alguses, kui minnakse küsima, räägitakse juba 3 läbi ja küsitakse mõtteid, siis sõnastatakse see, mida täpselt tahetakse, näiteks nemad teevadki pakkumused. Ja teiseks need, kes siis ei osutu edukaks, siis neil võib olla mingeid huvitavaid mõtteid, mida nagu saab kaasata sinna. Ükskõik, kas sel viisil, kuidas andmeid koguda või üldse konkreetsed meetodid. Nii et võivad nagu nad mõttena ka olla kasulikud. Ja kolmandaks, või see on võib-olla see, mis tahaks pidanud alustama, et kindlasti paljudel rahastajatel ongi selline pakkumuste võtmise ja 3 pakkumise või rohkema nõue või siis vähemasti, et ei tohi ainult 1 pakkumus olla. Nii et, aga isegi kui ei ole, siis nagu on soovitav natukene sellist konkurentsi tekitada, et see tulemus võib parem olla. Siis me juba nagu justkui mitu korda käisid läbi just see nagu partnerluse mõte, et ei oleks sellist eeldust või ootust, et meil on siin see asi, me vahepeal ei taha teist kuulda, 6 kuud või 3 kuud või aasta aega ja siis me tahame tulemusi saada. Et see ei ole see must kast, et kus kõik tehakse ära ja siis lõpuks näete, oivaline tulemus. Et oivalisi tulemusi on üldse võib-olla vähe, aga pigem on just see, et mitmel põhjusel siis on tellija ikkagi see, kes peaks nägema, et tema roll on oluline. Ja esiteks siis, et tema kui see suunanäitaja või see nii-öelda dikteerija, et mida ta nagu lõpptulemuse tahab saada, see eesmärk, mida seal lähteülesandes uurimusküsimuses, uurimuse eesmärgiga, mis on sõnastatud, et miks see on, et jällegi see nii-öelda uurijad võivad kaasa aidata sellele, et just öeldagi, et aga see tundub ebamäärane või sul on 3 küsimust, aga tegelikult 2 neist on täpselt sama või teisiti sõnastatuna sama, aga see, et mida sina ja miks sa teed, et seda ei saa nagu nii-öelda uurijad siis nagu öelda sulle antud hetkel. Sa ei ainult öelda, et sellega selleni tulemuseni ei jõua. Teiseks, hästi oluline on tellija roll ka selles, et teada, mis andmed on olemas või mis sihtrühmad on olemas, kuidas nendeni jõuda, tehes, tagades siis enda poolt mingite andmete kättesaamise, võib-olla olles vahendajaks, jagades kontakte või siis jagades küsimustikke näiteks. Et see juba ka läbi mõelda ja aru saada, et endal on roll, et jah, et kindlasti on võimalik ka ilma tellijata jagada, aga tegelikult see protsess võib olla pikaajalisem, võtta rohkem ressurssi, võib-olla tulemus ei ole ka nii, et ei jõuta kõikide sihtrühmad, keda siis tellija tahaks, et oleks kaasatud. Siis tellija kui selline valdkondliku kompetentsi omaja, mis siis tähendab mitut asja. Esiteks see, et ollakse valmis tagasisidet andma. Jällegi, et seal võivad erinevad hetked olla, et näiteks soovituste tegemisel või mingite ettepanekute tegemisel lõpus kindlasti, et mis on nagu ja juba selles protsessis võib olla ka, et kui detailselt ja kellele ja kuidas nad neid soovitusi üldse tahavad. Võib-olla ei tahagi soovitusi, võib-olla tahavad ainult järeldusi. Aga nende juures olemine oluline ja kindlasti ka mingid erinevad protsessid, et näiteks küsimustika tegemine, et kas või mingi põhiasjad seal läbi vaata, et kas nende jaoks tundub hea olevat. Ehk siis tegelikult mõelda päris paljudes etappides kaasa ja siis nagu selleks ka aega arvestada. Ja mõelda ka selle peale, et tõesti nad võiksid olla kaasatud ja et nende poolt on mingi ajaline ressurss, mis siis selleks on oluline. Ja selleks ka, et see
tagasiside andmine ja kogu see tagasisidestamise protsess ja osalusprotsess uuringus oleks võimalikult efektiivne ja sujuv, siis on mõistlik lisaks kontaktisikule tegelikult välja mõelda, aga kes on need, kes seal pidevalt osalevad või kes on tagasiside andmise protsess, et see ei läheks siis, ei oleks ühte inimest, kes võib-olla ei suuda otsustada või kellel ei olegi seda autoriteeti või nagu otsustusõigust. Ei oleks ka niimoodi, et 100 inimest kõik kirjutavad ja lõpuks sul on hästi palju konfliktseid arusaami ja siis alati ei ole siis uurijal väga lihtne aru saada, et kas ma peaksin siis nii või niipidi tegema, kui sa saad 100 inimese arvamuse. Et siis peaks nagu kuidagi kokku võtma ja selle isekeskis ideaalis pigem ära otsustama, et mis see nagu ametlik seisukoht mingis asjas on. Et võib mängida sellega, aga siis läheb lihtsalt uurijal natuke rohkem aega selleni, et kuidas ta neid asju arvestada ja siis tõenäoliselt see sama protsess kordub veel, et tulevad uuesti konfliktsed arusaamised sinna. Ja mis veel? Siis ka kokku leppida kohese uurimis- või uurijate ja tellija suhtlus, et kuidas see toimub, kas see toimub telefoni teel, meili teel, füüsiliselt, online'is. Antud juhul võib see olla oluline, et kui olla see samas linnas näiteks või on füüsiliselt tihti mugav. Ja kui kiiresti siis nagu reageeritakse, et avalikult sektoril tihti mingisugused asjad kohe paigas automaatselt, et kas 5 tööpäeva jooksul või siis kui on mingi pikem või põhjalikum asi, siis näiteks 10 tööpäeva või 14 päeva jooksul, aga et vabaühendused ka nagu mõtleks selle peale, et kui kiiresti nad siis nagu suudaksid tagasisidestada erinevaid asju, et ala, et olgu see siis kiri kontaktisikuga või siis mingisugune aruande ülevaatamine või küsimustiku üleandmine, et see ei jääks liiga pikalt siis toppama. Et see on küll selline asi, mis on juhtunud, et vabaühendus nagu kuidagi satub segadusse ja siis ei saa neid kätte enam, et saada seda nagu vastustama küsimustele kuidagi. Et just võib-olla nad ei ole ka otsustanud, et kes nagu peab nagu olema see otsuse vastuvõtt ja siis jäävad seal mõtlema ja siis pommitad küsimusega neid ja siis ei saa seda vastust. Et see oleks nagu läbi mõeldud jah, et kuidas kogu see suhtlus käib ja umbes kui sootus on, et kui kiiresti, et kui ükskord tuleb 6. tööpäeval tõenäoliselt ei juhtu midagi traagilist, aga lihtsalt kui see nagu üldse ei ole teada, siis on võib-olla halb. Ja siis ka üks asi, mis juba natukene nagu käis läbi, et mis nendest tulemustest saab. Ja siin on nagu mitu asja, et esiteks see, mida te soovite nende tulemustega teha, aitab nagu ka aru saada tegelikult sellest eesmärgist, et kas te tahate midagi kinnitada, tahate lõpuks kellegi tõestada, võitlete selle eest, et teile raha antaks või et mis on see asi, et siis ja ma arvan, et sellest võib nagu olla väga nagu aus, sellepärast, et just nimelt ka uurija eetika iganes muu, et kindlasti ei ole midagi, et kui meile puht südamlikult ütlete, et teil on vaja seda selle jaoks, et siis me kuidagi seda ära kasutame. Et pigem mida paremini teame, et milleks täpselt seda on vaja, seda paremini me saame kohe algusest peale nagu mõelda. Ja teine asi on see, et mis on need konkreetsed tegevused, mida siis pärast teete, et kas te tahate aruannet või tegelikult ei tahetagi, tahaks ainult soovitust või tahate ainult infograafikat või mingit lendlehte või hoopis mingid videosid või mingid videos, mingid põhilised tulemused. Või tahate mingisugust sellist, ma ei tea, soovituskirja nii-öelda või kinnitust, et miski on nii ja miks peaks sinna nagu raha andma, et kuidagi et see ka nagu läbi mõelda ja mis sellest siis nagu oleks uurijate teha ja mida te võib-olla ise tahate teha. Ja kui hakatakse mingeid tulemusi esitlema, et siis kellele neid kindlasti esitleda ja kuidas ja mis on siis kes mida tahab teha seejuures, et kas tahate ise esitleda, uurijad võib-olla valmistavad teie midagi ette või need uurijad või siis te tahate, et nemad viiks läbi ja teie lihtsalt olete kuidagi juures seal, et seal on nagu sellised erinevused. Ja ka seda, et kui te hakkate näiteks teavitama ja tulemusi kuidagi levitama, et siis et kindlasti võiks seda anda teada neile sihtrühmadele, keda on juba kaasatud ka uuringusse, aga et jällegi, et kuidas see võiks välja näha täpselt. Et jah, ma arvan, et vist sai praegu kõik enam-enam.
ma võtaks võib-olla kõik need punktid kuidagi niimoodi koondina kokku, et võib-olla see üldine soovitus vabaühendusele uuringu tellijana on tegelikult see planeeri natuke rohkem. Mõtle natuke rohkem läbi oma eesmärk, mida sa üldse saada tahad. Mõtle natuke rohkem läbi see ajaline raam, see suhtluskorraldus, see tulemuste siis esitluskajastus, kommunikatsioon, see pool. Et mulle tundub, et natukene võib-olla see sama juhtumikirjeldus, et võib-olla ühendus kaob ära aeg-ajalt, on ju, et ma tegelikult tundsin ennast seal jumal ära. Et ma tellin mingi uuringu ja siis on see, et aga siis hakkavad tulemused tulema ja parasjagu mul on sellel nädalal veel mingi aruanne ja veel mingi üritus ja siis ma ei jõua absoluutselt reageerida. Aga et kui ma tegelikult planeerin juba seda uuringu neid vaheetappe ka, siis koostöös läbi mõelda, et millal, mis ajale nad kukuvad ja millal võib-olla on mul ka aega nende vaheetappidega tegeleda, on ju, et tegelikult natukene teadlikumalt seda protsessi põhjalikumalt alguses vaadata. Ja ka just see, et tõesti ei ole mõistlik suvel ei andmeid koguda ega tõenäoliselt keeldada, et keegi hakkab tagasi tõstama, et keegi ei taha su juulis istuda kogu seal ja anda kommentaare, et need on väga üksikud, väga kirglikud üle töötavad inimesed, kes puhkuse ajal võib-olla tahavad anda neid asju. Jah, et selliselt natukene põhjalikumalt planeerida. Aga kuidas teil siin ruumis ja Facebookis, kas teil tekkis mingeid mõtteid või küsimusi, kommentaare? Ei tekkinud? Siis minul on teile kõigile 2 küsimust veel. Ehk siis ma palun teil minna tagasi Mentimeetrisse või uuesti Mentimeetrisse, kes meiega vahepeal liitunud on. Ehk siis menti.com ja kood on endiselt 77730076. Ja mul on teile seal üks küsimus, mis tekkis nüüd. Kas tänane arutelu andis mingeid mõtteid ühingu tööd toetava uuringu tegemiseks või tellimiseks? Ehk et 77730076. Mõni mõte täitsa tekkis. Väga hea tagasiside. Vaatame, kas tuleb mõni pigem ei ka. Ma täitsa ootan. Minul endal küll tekkis selles mõttes, et ma tõesti sain siit natukene võib-olla suunist, natukene sain ka tagasisidet, sest ma just siin eelmine nädal läksin Meriti ja Maarja juurde natukene sellega, et kuulge, mul on vaja midagi, mõelge, mida mul nüüd vaja on. Ja siis nad hakkasid mõtlema, mida mul siis vaja on. Et ma natukene tundsin ennast siin mitmes arutelus ära, kuidas natukene teadlikumalt või võib-olla natukene parem tellija olla ise. Et mina olen see, kes on hästi palju seda paindlikkust andnud kõigile, kaasa arvatud eesmärgi osas. Kain, ma võin kinnitada, et me ei ehitanud tänast esitust ainult sinu põhjal üles. Et sarnaseid tellijaid on veel. Ja, aga just see, et minu meelest paindlikkus võib mujal olla, aga eesmärk on tõesti, et see oleks natukene, kuidas nüüd öelda, et uurija ütleb sulle, et mida te tahate. Küllap te tahate siin seda näidata, et siin on niimoodi. Jah, me ju võime ka natuke lugeda ja pakkuda teile, aga ma arvan, et see oleks natuke nagu vale suund, et siis just ju me kirjutame ette. Ja olgugi, et meil võib lõpuks tekkida see tunne, kui tellija väga segaduses on, et siis tegelikult me ka pigem seal peame nagu ohjama ja laskma teil jõuda selle teadmiseni, et mis te nagu tahate. Väga tihti lihtsalt see sama võib-olla abstraktsus tekibki natukene ka sellest olukorrast, mida Martin kirjeldas, on, et ma tegelikult näengi, et minu see, nagu, see asi, mida ma tegelikult lahendan, ma võin tuua näite, et on vabaühenduste koostöö. See on tegelikult hästi suur hoomamatu probleem. Aga mina saan uurida ja tegeleda ainult mingi nagu konkreetse piskuga seal. Ma nendesse suurtesse ühiskondlikesse protsessidesse ei hakka üldse minema. Ja mu ressursid võimaldavad mul ka vaadata mingit kildu. Et siis minu eesmärk on nagu sellel suurel pildil ja sellel suurel probleemil ja siis võib-olla ongi natukene raske ennast sinna ühte nagu konkreetsesse sammu
seada. Aga jah, see on asi, millega ma saan kindlasti natuke paremini ja tegeleda. ma sain ka sellest küsimusest aru, aga seal on ka, ma võiks ka pikalt filosofeerida, aga seda me ei tee, aga ma mõtlen, et võib-olla sarnaselt teadust tehakse ka veel väiksemad tükid ükshaaval, kui me ütleme rakendusuuringuid, pigem teeme, et rakendusuuringutega ikkagi proovime mingisugust probleemi ära lahendada. Teaduses sa lahendad selle probleemi killukest kuskil, see on mõõdmatult väike. Ja võib-olla siis mingi hetkel kunagi tuleb läbimurre, et see ei sobigi või et see just sobib. Kas või praegu kogu seda koroona ja vaktsiini asju vaades samamoodi, et see kogu aeg see teadmine ju nagu muutub ja areneb ja uued asjad. Et selles mõttes, ja ma arvan, et samamoodi maailma muuta, et saabki ainult vähe ajal, kui sa mõtled, nüüd ma teen pagukande nii ja kõik on ilus, siis tõepoolest sa võid siin istuda ja mõelda, kuidas seda teha, aga tõenäoliselt see ei olegi võimalik, et kahjuks ainult neli väikeste kildude aval ongi see võimalik. Jah, selleni me ka jõudsime, et ma kunagi alustasin seda teemat, millega ma siis ka Meriti ja Maarja juures siin just käisin, oli siis see, et kuidas huvikaitse mõju mõõta ja jõudsime siis selleni, et kaardistame, mida välisriigid on teinud. et see ongi, sa jõuad mingi nagu fraktsioonini, on ju. Aga mul on üks küsimus teile veel ja see on, kuidas hindad pärast tänast arutelu oma nõustumist järgmiste väidetega? Esimene väide, mul on parem arusaam sellest, mis tüüpi uuringutest võiks meie ühingule kasu olla ja siis ei ole nõus, täiesti nõus. Ja teine väide, ma sain esmased algteadmised lähteülesande koostamiseks. Kuhu te paiknete siin? No see on juba natukene rohkem skaala, mis on sinna nõustumise poole, kui see, millega me ürituse alguses alustasime. Väga hea. Võite veel oma vastuseid jagada, kellel on skaala täitmata, aga siia juurde veel niisugune lõpetuse sõnapilv. Ehk siis, kas teil on veel uuringutega seotud teemasid, mille kohta tahaksite rohkem teada? Ehk siis, kui teil jäi mingi küsimus õhku, siis me saame seda muidugi siin ruumis kogu selle söögi kõrvale jätkata. Aga veebis osalejatele ja kõigile teistele kõik see, mis õhku jäi, see on siis järgmiste arutelude ja järgmiste võib-olla meie niisuguste ühiste koostööprojektide jätkuteema. Sest ega see uuringute maailm lahenenud ei ole ja kindlasti siin on veel teemasid, mida vabaühendustega koos mõelda ja jätkata. Aga täna ütlen teile kõigile aitäh kõigile, kes veebis liitusid, aitäh kõigile, kes jagasid oma mõtteid, aitäh Merit, Maarja, Kats ja aitäh kõigile, kes te siia tulite. Võtame selle ürituse kokku sõnapilvega teemadest, siis, mille kohta tahaksite võib-olla rohkem teada ja jätame selle siia õhku ja vaikselt võtame tänase arutelu kokku. Aitäh teile!